tere! Lõbustan sind täna ühe soovide täitumise tehnikaga. Natukene on selles kvantfüüsikat, natukene on Tesla vigureid, natukene on psühholoogiat ja võib-olla, kui sa oled hästi tubli soovija olnud, aga su soovid pole siiamaani justkui nagu eriti täide läinud, siis võib-olla need mõned nipid, mida ma sinuga täna jagan, aitavad sind päris tublisti edasi, sellepärast et siin on olulised juhised ja õpetused selleks, kuidas soovid enda kasuks tööle panna. Ma tervitan sind siit kevadisest metsast ja järve äärest ja suunan su vaate natukese aja pärast järvele ja sinikaelpartide pesale. Ma loodan, et ma neid praegu segama ei hakka oma jutuga, aga mine tea, võib-olla leiavad nemad ka midagi kõrva taha sellest tehnikast panna. Nii et toredat nautimist sulle. Parte ma praegu ei näe, aga äkki nad tulevad, et saad siis kaasa elada nende toimetustele siin mind kuulates. Nii et ole lahke ja jaga seda, kui sa oled praktiseerinud ja ka oma tulemusi. Minule on nad igatahes mõju avaldanud. Jagan sinuga siis neid mõningaid mõtteid ja tehnikaid ja praktikaid, mis puudutavad soovimist. Ja kui sa oled midagi endale olulist soovides, paludes, nõudes, vahel manifesteerides, püüdnud jõuda ihaldatud tulemuseni, kuid seni tulutult, siis proovi ja katseta nii, nagu seda teevad need inimesed, kellel kõik õnnestub, mis nad ka ette ei võtaks. Ilmselt teevad nad midagi täiesti teisiti kui sina, sest meil kõigil tegelikult on täpselt võrdsed võimalused. Ma jagan sinuga hästi lihtsaid nippe, milles siis on veidi kvantfüüsikat, geniaalse Nikola Tesla tehnikat, alateadvuse ümberhäälestamist läbi seisundite ja psühholoogiat. Sest tõde on selles, et sa ei saa seda, mida sa tahad, sest sa tahad peast ja mõistusest, vaid sa saad seda, mis sa oled, mida sa sisaldad ja millist sagedust sa kiirgad. Ma olen enam kui kindel, et paljud juba teavad ja on seda kuulnud, kuid vahel tuleb meeldetuletus just vajalikul hetkel. Sest me kipume kõige olulisemal ajal, kui meil juba on tõesti väga halb või valus, unustama ülilihtsaid asju, mis võivad tegelikult meid aidata. Enda kohta tean ja olen viimasel ajal proovinud ja praktiseerinud ja ma pean sulle tunnistama, et toimib. Nii et siis hoiatuseks sulle, kui sa ei taha näha rõõmustavaid tulemusi, äras parem üldse igaks juhuks katsetama hakka. Aga muidu, kui huvitab, siis vaata, mis sulle siit kõrva taha jääb. Veel paar tõde, mida ma tahan sinuga jagada, mida sa ilmselt oled samuti ka kuulnud ja mitte üks kord. Ehk siis kõik, mida sa suudad soovida ja endale ette kujutada, on sinu reaalsuses võimalik. Universumis on kõike piiramatult, ressurssi jagub kõigile ja universumil pole sinu jaoks mitte millestki kahju. Kui sul pole näiteks soovitud suhet või tervist või raha, kodu, tööd, pole see universumi, vaid sinu sisekosmose piiratuse ja piirangute tulemus. Üks väga hea võimalus sellega tegelda on loomulikult teraapia ja konstellatsioon, seda ma ei väsi kunagi korrutamast, aga väga palju on sul võimalik enda jaoks ära teha, kui programmeerid ümber oma alateadvuse, soovid oma soove teadlikult, õige häälestuse, täpse sõnastuse ja toimuva tehnika abil. Niisiis lähme nüüd asja juurde. Tesla maagilised numbrid ja tehnika 3, 6, 9. Milles siis nende numbrite maagilisus seisneb ja millest see siis tuleneb, et nad maagilised on? Nikola Tesla polnud mitte üksnes geniaalne leiutaja, vaid ka paras veidrik, mida ümberkaudsed inimesed märkasid. Näiteks ei sisenenud ta majja enne, kui oli teinud ümber selle 3 tiiru. Ta majutus ainult nendes tubades, mis jaguvad 3-ga. Lõunasöögi jooksul kasutas ta 18 salvrätikut, sest see arv jagub nii 3, 6 kui 9-ga. Teslat teiste arvamus väga ei heidutanud ja ta uuris rahulikult edasi oma ringe, laineid, tsükleid. Ja näiteks ring, mis on 360 kraadi, ehk siis 3 + 6 võrdub 9. Kuhu sa ka ei vaataks, kõik need 3 numbrid korduvad universumi struktuuris.
Ja Tesla ütles otse, kui sa tahad aru saada universumist, mõtle sageduse, energia ja vibratsiooni terminites. Mida need numbrid tähendavad? 3 on side allikaga, millegagi, mis on suurem kui meie. 6 on meie sisemine jõud, mida me endas kanname. Ja 9 on tsükli lõpetamine, vanast lahti laskmine ja vabanemine. Kui kasutada neid 3 numbrit ühes praktikas, siis käivitame me täistsükli. Me lülitame sisse ja siseneme, teise sammuna me võimestame oma taotluse ja 3. laseme ta lõpuks lahti. Ja selle teadmisega liigume siis nüüd edasi soovide täitumise tehnikani. Aga võta siis endale vihik ja kirjutusvahend ja vali välja üks konkreetne soov. Ja tõesti tähelepanu, see on oluline sõnastada nii, nagu su soov oleks juba täitunud. Toon sulle mõned näiteid. Mul on unelmate kodu, kus on hubane, piisavalt ruumi mu perele, vaatega metsale, suur aed, vaikne turvaline ümbrus ja nii edasi ja nii edasi. Konkreetselt see pane sellesse lausesse sisse, mis on oluline just sinule. Mitte lihtsalt, et ma tahan ilusat suurt kodu. Või näiteks, ma olen õnnelikus armastavas suhtes inimesega, kellega mul on hea, rahulik ja kindel olla. Mitte tahan kohata ideaalset meest. Sõnastus peab olema selline, et kui sa seda kirjutad, isegi sellest mõtled, sa juba tunned seda oma kehas. On olemas üks 17 sekundi reegel. On uuritud, et kui inimene suudab mingit seisundit endas hoida vähemalt 17 sekundit, käivitab see temas juba protsessi. Me oleme muidu maru tublid viibima päevade ja kuude kaupa rahulolematuses, puuduses, mures ja kannatustes. Sellest seisundist võid sa Jumalat ja universumit paluda palju tahad, et oleks rahulolu, küllust ja rõõmu ja kergust, kuid sa lood oma signatuurseisundit sellega hoopis juurde. Niisiis annab su siiras soov sulle võimaluse väikeseks 17 sekundi sähvatuseks kogeda täiesti uut seisundit. Pane nüüd järgmiseks hommikuks valmis oma täpselt sõnastatud soov. Vormista ja viimistle seda seni, kuni tunned, kuidas keha reageerib soojuse ja mõnu judinetega ainuüksi sellest mõtlemisel. Pane valmis vihik ja pliiats ning kui sa hommikul ärkad, võtad oma superlause ja kirjutad selle vihikusse 3 korda, tunnetades ja läbi elades iga sõna. Sellega sa annad oma algavale päevale taotluse. 2 lause kirjutamine, seda läbi keha lastes, võtabki circa 17 sekundit aega, nii et 3. lausega oled sa lausa plussis. Päeva jooksul, näiteks iga kord enne lõunat, et sul meelest ei läheks, kirjuta täpselt sama soov oma vihikusse üles 6 korda ja samuti läbi elades iga sõna. Sest lõunaks oled sa tavaliselt juba haaratud oma toimetustest, aga number 6 toob sind tagasi sinu enda juurde. Sa just ütled oma alateadvusele ja tuletad endale meelde. Ma mäletan, mida ma soovin. Enne magama minekut korda sama, kuid nüüd kirjuta juba oma soov 9 korda. 9 on lahti laskmine. Sa panustasid energiat päeva jooksul, nüüd sa lased lahti ja annad oma soovi üle alateadvusele ja ta hakkab su sooviga töötama öö läbi, seni kuni sina magad. Kirjutasid ära, sulgesid vihiku, tõstsid kõrvale ja siis lasid sellest täielikult lahti kuni hommikuni ja ei tule selle juurde enam tagasi. Nii et võid omal vabal valikul teha seda sama protseduuri 3, 6 või 9 päeva. Ja põhjused näiteks siis, miks see praktika ei tööta. Viga number 1. Kui inimene midagi tahab, ei usu ta siiralt, et see on talle võimalik. Oletame, et sa tahad suurt raha, aga alateadvuse sügavustes elab sul uskumus, et raha saab teenida vaid ränga tööga või et üldse midagi tahta on häbiväärne. Viga number 2. Inimene hakkab kohe kannatamatult rabelema ja kontrollima. Eile kirjutasin, kus mu unelmate mees täna on, miks ta juba hommikul mu ukselävele pole saadetud, kus mu raha on, miks ma täna ei teeninud oma miljonit, millest eile kirjutasin. Kahtluste energia on väga tugev ja väga lõhkuv. Sa saatsid oma taotluse välja ja hakkad kohe niitidest tõmbama.
miks ei tööta, millal see mulle tuuakse. Ja viga number 3. Inimesed kirjutavad automaatselt. Käsi kirjutab superlauset, aga mõtted on sul kusagil mujal. Pesu vajab pesemist, lapsed, söötmist, töö tegemist ja nii edasi. Kui sa oma soove kirjutades tundsid vähimatki ebamugavust või tekkis kahtlus, siis tasub oma plokiga teraapiasse tulla, et näha, milline programm takistab su soovide täitumist. Aga nüüd ma annan sulle veel ühe boonuse ka, mis on õhtuse lisapraktikana, mis veelgi seda sama tehnikat võimendab. Seda kasutavad sageli sportlased, edukad inimesed ja need, kes tahavad ja oskavad elud saada seda, mida vajavad. Õhtul, kui sa oled juba voodisse pugenud ja hakkad uinuma, läheb su teadvus alfalainele. Sel ajal on alateadvus maksimaalselt vastuvõtlik. Sel hetkel ütle endale lause. Tänan universum, et näitad mulle, et mu soov on juba täitunud. Tänan universum, et näitad mulle, et mu soov on juba täitunud. Universumi asemel võid sa loomulikult kasutada mingit muud sõna, millega sul on parem side. On see looja, Jumal, kõrgemat jõud, kõrgem mina, mis iganes on sulle lähedasem ja millesse sa usud. Näiteks, kui sa soovid tööpakkumist, siis ütle nii. Aitäh universum, et näitad mulle, kuidas ma sain oma parima tööpakkumise. Olen tänulik ja õnnelik. Tahad oma suhet korda saada, ütle näiteks nii. Tänan, et näitad mulle, kuidas mu suhted on täidetud soojusega ja kui hea mul on selle inimese kõrval. Ja siis lase 17 sekundi jooksul see tunne endast läbi. Ära pinguta, ära püüa pikalt visualiseerida, fikseeri lihtsalt see pilt nagu sähvatus oma kehas 17 sekundi jooksul ja siis fikseerib sellega sinu alateadvus. Ja miks selline lause töötab? Esiteks, kui sa tänad, lülitad sa sisse tänulikkuse kõrgema sageduse, mitte vajamise, mis on madala sagedusega puudusteadvus ehk defitsiit. Teiseks, kui sa ütled näita mulle, nõustud sa sellega, et see lahendus juba eksisteerib. Ja kolmandaks, kui sa ütled välja oma soovi kui fakti, suundub fookus tulemusele, mitte probleemile. Suurem osa inimesi teevad meil kõiki siin tagurpidi. Nad heidavad õhtul voodisse ja hakkavad peas pööritama, mis kõik täna viltu läks nagu iga päev, mis ei tulnud välja, kus ma tegin vea, kus ma polnud piisav ja nii edasi. Ja kõik see salvestub juba ette järgmise päeva programmina ja siis ta kordub. Nii et proovi juba täna õhtul enne uinumist öelda oma sakraalne lause, mis viib sind lähemale su soovile. Ja hommikul kirjuta oma lauset 3 korda. Nüüd ma tahan sulle rääkida saladusest seoses soovide soovimisega ja psühholoogilistest põhjustest, miks pole mõistlik oma soove ja unistusi kellegagi jagada. Ei ema, sõbranna ega mehega. On üks erand. Kui sul tõesti on keegi, kes sind tingimusteta toetab ja tõstab, siis võid sa seda teha. Muidu aga unista ja soovi omaette ning jaga oma kogemusi hiljem. Mis juhtub su unistusega, kui sa seda jagad? Oled sa näiteks kunagi märganud, et kohe, kui sa kellelegi jutustad oma soovist või unistusest, sellest, mida sa tahad saavutada, ei tundugi see soov, unistus või eesmärk enam ühtegi nii põnev ja ahvatlev. Ta kaotab justkui oma energiat, kirkad värvid tuhmuvad. Halvimal juhul, kui sa räägid kellelegi sellest, mida sa tahad, kuuled sa vastuse, et see pole võimalik või et nii ei saa või et see sinul küll välja ei tule. Sul kaob üleüldse igasugune soov realiseerida mitte ainult seda, vaid ükskõik millal midagi soovida, saavutada ja unistada. Lisaks, kui sageli oleme näiteks kuulnud sellist asja, ole rahul sellega, mis sul on, teistel pole sedagi. Ja siis sa hakkad tõepoolest vaatama kedagi teist, kellel sedagi pole. Ja sa hakkad mõtlema, nii on, jah, mul polegi kõik nii kehvasti, kuhu mul veel vaja ronida, milleks mulle seda kõike vaja on. Ja nii sa jäädki milletagi. Ja miks nii juhtub? Esiteks, kui sa hakkad midagi tahtma, hakkad sa oma soovist või eesmärgist saama energiat selle elluviimiseks. Nende tegevuste jaoks, mida sa võiksid kasutada oma soovide täitmiseks, kas või 3, 6, 9 tehnika kasutamiseks,
võtsid sa kätte ja juba jutustades kellelegi tegid oma tegevuse ära. Sa tegutsesid, kuid suunasid oma energia mitte teostamisele ja esimestele sammudele, vaid hoopis laterdamisele. Kulutasid ära sulle saadetud energia väga kärmelt. Kui sa hakkad aga oma unistuste suunas tegutsema, annab esimene tegevus motivatsiooni ja energiat juba järgmiseks sammuks. Aga kui sa lihtsalt lobisesid oma soovi välja, ei teinud sa sammu eesmärgi poole ega saanud energiat järgmiseks. Selle, mis oli, raiskasid lihtsalt ära. Osa dopamiini portsust said juba kätte jutustamisest, mitte vajalikust tegutsemisest. Ja selle ära raisatud dopamiini tõttu kaotabki sinu soov oma sära. Teiseks, kui kuulsid vastuseks oma soovile võõraid kahtlusi, võõraid programme, võõraid keelde, niikuinii ei tule midagi välja, pole mõtet alustadagi, kuhu sa oma nina topid või midagi seesugust, siis tahad või mitte, sa võid isegi teha näo, et sa ei kuule või et sind ei huvita teiste arvamus, jõuab see su alateadvusesse ja hakkab sinu vastu tööle. Ja lõpuks ei tule sul tõesti mitte midagi välja. Seepärast soovitan hoia järgmist tehnikat salajas ja tee seda samuti üksi iseenda parimas seltskonnas. Jälle üks lihtne õhtune lisapraktika enne uinumist. Saad seda suurepäraselt kombineerida 3-6-9 tehnikaga. Kui oled oma laused ära kirjutanud, vihiku kõrvale pannud sulle silmad ja ütle endamisi, tänan selle eest, et see juba liigub minu poole, isegi kui ma seda veel ei näe. Vaat see ongi sinu soov. Näiteks, kui soovid autot, siis iga õhtu ütle vaikselt endamisi. Tänan selle eest, et mu uus auto, ja kui sa näiteks isegi marki tead, siis lisatäpsustuseks see ka, et mu uus auto juba liigub mu poole, isegi kui ma seda veel ei näe. Ja korda lauset kajana enda sees nii mitu korda, kui tunned väikest vastukaja kehas ja kergendust. Ja ma lausa tunnen, kuidas see läheneb. Ilma ühegi kõhkluseta. Õnnestub ei õnnestu, tuleb ei tule, saab ei saa. Lihtsalt olen tänulik, et mu auto juba liigub mu poole, isegi kui ma seda veel ei näe. Kuulata ennast ja oma tänutunnet ja tunneta kergendust. Kui sa seda tundega kuuldavale tood, kuigi endamisi, siis universum kuuleb ikka ja hakkab juba ellu viima sinu soovi. Su tunne, millega sa unne vajud, võiks olla selline, et oled esitanud tellimuse ja sa tead, et see on juba välja saadetud ja posti pandud, kuigi veel ei paista. Kui sa tellid postipaki, ei seisa sa ju ometi akna all ega oota kannatamatult, mõeldes, millal see juba ükskord kohale jõuab. Sa ei helista iga päev kullerile, ei kontrolli iga minut, kaugele su saadetis juba jõudnud on, sa lihtsalt tead, et see jõuab sinuni. Sinu soovidega on muide täpselt sama lugu. Sa ütled välja, uinud ja ärkad tundega, et ma tean kindlalt, et see jõuab kohale. Ja see pole afirmatsioon, kus sa ennast veenad. See pole ka visualiseerimine. See on konkreetselt tänutunde läbi elamine selle eest, et see, mida sa soovid, on juba teel, juba kätte toimetamisel. Ja veel kord, miks siis tänulikkus on oluline? Kui sa lihtsalt mõtled, et tahan uut autot, siis mõte, ma tahan, lülitab sisse signaali, mul pole seda. Ja mida me siis oma reaalsuses loome? Seda, mis võngub meie sees. Kui me võngume sagedusel, mul pole seda uut autot, siis võime aastaid selles suunas liikuda, kuid tulemusteta. Kohe, kui tahan, mis võrdub mul pole, asemel tunneme tänulikkust, et see on juba teel, toimub meie sees nihe. Tekib tunne, et see mul tegelikult juba on, sest see on tellitud, isegi kui kullerit veel ei paista. See väike nihe, see muutus hakkab looma imesid. Saad järsku uue töökoha, tekib vahendeid, võimalusi, raha selle tarbeks, mida soovid. Usu mind, kõik on võimalik, isegi kingitused. Kui sa tänad, ära mõtle, kuidas ja kus ma selle saan. See võib tulla hoopis selliseid teid pidi, millest sul aimugi pole. Kui su päev on jäänud selja taha, ees ootab öötäis und ja lõõgastumist, on kõige lihtsam häälestuda sellele lainele. Lihtsam tunnetada ja siseneda mul juba on seisundisse. Kui sa selles seisundist tänulikult uinud, liigub see otsemad teed alateadvusesse ja su soovide täitumise teekond muutub kordades kergemaks ja lühemaks. Sa tänad, tunned kergendust, et tellimus on edastatud
ja uinud. Sulle tundub, et ärkad hommikul samasugusena kui eile magama minnes, kuid nihe on su soovide täitumise suunas toimunud. Kirjuta nüüd 3 korda jälle oma soov üles ja mine päevaste toimetustega edasi. Tee mingi osa sellest oma rutiiniks. Kirjuta päeval 6 korda, õhtul 9 ja uinud tundega, et sa oled oma tellimuse edastanud. Kui su soovid on suured, võib universumil selle kokkupakkimisega veidi aega minna. Muutused, mis toimuvad esimesel nädalal, on peamised sisemised. Esiteks sa uinud meeldivama tundega. See tähendab, et hommikul ärkad sa veidi rahulikumana. Paari päeva möödudes hakkab tekkima kummaline tunne, et midagi toimub, aga täpselt ei saa aru, mis. Just kui küpseb midagi head, lõhnad on õhus, aga puudub arusaam, mis ja kuidas. Kolmandaks võid sa hakata märkama, et mõned asjad, mis sind varem kergesti endast välja viisid, jätavad sind ühtäkki ükskõikseks. Sa muutud aina enam emotsionaalselt vastupidavamaks. Teisel nädalal hakkab muutuma su seisund ja ilmuvad esimesed märgid välismaailmast. Ilmuvad märgid, et pakk on su poole teel, et töö käib ja protsess toimib. Sa hakkad oma soovi kohta märkama rohkem infot, näed näiteks videoid sama teema kohta, kuuled juhuslikku jutuajamist või kedagi sellest rääkivat, saad märke laulusõnadest, unenägudest. Umbes 4. nädalal hakkavad paatuma uksed, mis viivad sind kokku sinu sooviga. Jäta see veel enda ja universumi teada. Isegi kui keegi hakkab kahtlustama ja küsimusi esitama selle kohta, et oled kuidagi muutunud, oled kuidagi kahtlaselt rõõmsameelne. Reageeri vähem sellele. Naerata, lihtsalt helenda seest poolt. Ära allu provokatsioonidele ega püüa seletada, mida sa enne uinumist täpselt teed ja kuidas auto juba sinu poole sõidab. Jäta see praegu saladuseks. Jälgi, kuidas kõik muutuma hakkab. Ja ole selle juhtuva eelaimduses, elevuses. Aga vaata, seda juttu võid sa küll jagada ja oma tulemusi võid sa ka jagada. Toredat katsetamist, püsivus, regulaarsus ja teadlikkus muudavad siin elus kõike. Ja näed, pardikene tuli vaatama, millest me siin räägime. Nii et ma tänan sind ilusat katsetamist ja anna mulle teada, kuidas see tehnika või need tehnikad õieti, mida siin on lausa mitmeid, sinu jaoks töötavad. Aitäh sulle!